Täna start ei olnud sul kõige suurepärane, kui olid esimesena rajal ja kõige siledama raja peal ka. Aga sellega õnnestus sul teiseks sõita, et kuidas see teiseks sõitmine toimus ka? No see oli ikkagi õige rehvi valik, ma leian, et sain vana legendaarse Ivar Vaderpassi käest viimase varu kuskilt Emmi alt ja vaarumise sisekummiga paneme alla selle ja eks hirm aitas väga palju kaasa, et võitlesime siin sakslastega ja saime mööda ja me oleme siin nii palju kui MM-il käinud, olen kogu aeg taga võideld ja julgenud selle taha vaadata ja endalegi teatamatult, kui finišis olin, öeldi, et ma olen teine, et see oli minu jaoks super surprise. Et ei osanud oodata, isegi väsimust ei julgenud tunda, et siuke hirm oli nahas. See rada läheb siin väga sooneliseks, et sul esimese sõidus oli see väga sooneline või mitte? Eestis ei ole, ma arvan, nii soonelise radase, et võib-olla Saku on, aga Sakust pole ammu sõita olnud, et ma ei tea, võib-olla Maardu esimene karikaetapp Eestis andis väikse põhja ja käisime koondimisega seal nüüd paar nädalat tagasi trenniga tegemas, et natuke aitas meelde tuletada see soonesõitu ja mul selleks etapiks oli laenatud korvimees ka, Sten Niitso, et saime kiirelt koostöötööle ja kõik sujus. Siin rada on hästi õnne peale minek ka, et kui ta läheb selliseks auklikuks, hüplikuks ja ta võib olla ka vahel selline, et isegi õige tempoga sõitmine võib olla väga kasulik. Ja, et ei tohi nagu liialt uljalt kurvi minna, et siis sa oledki seal esirattaga vallis, tagaots on võib-olla õhus ja oledki kolmnurgas, et pigem ongi see ennem kurvi pidurda varakult ja kiinerda juba kurvis, et ma siin jälgisin maailmameistrit Edermansit, kus ta sõitis, et võib-olla sealt ka veits niiti võtta. Ta läks ka hästi rahulikult kurvi ja sisse läks, juba välja tuli kiirelt, et siis enne rahulikult ja välja kiirelt. Et see on edu võti võib-olla. Siin sirged on ka sellised hästi lainelised hüplikud, et nendest saab anda täie hooga peale või mitte? Saab ikka jah, et eks seal ongi, kui mida kiirem sõidad, seal lihtsam on, et kui sa sõidad vaikselt, siis kopeerid kõik augu põhjad ära ja põrkadki seal koos kaasa, aga praegust ma leian, et ma pole ringi aegu vaadanud, et ma arvan otsust lõpuni enam-vähem sama aeg ja kaas oli peal kogu aeg õnneks, hirmult. Tänud sulle edu homseks! Aitäh!